Tere ja erakordselt hea meel on siin täna olla ja võib alustuseks ma tahaks kõigepealt tänada oma omaaegset juhendajat, professor Ülo Manderit, kes mind ikkagi päris palju aastaid tagasi teaduspihikuga nakatas. Ja samuti soovin tänada ka oma kolleege ja näiteks ka professor Maarja Õpikut, kes minu kandidatuuri siia konkursile esitas ja kes praegu meil täna ka siin on koha peal. Ja lühidalt minu teadustöö jaguneb siis põhimõtteliselt kahes suunas. Sellest esimene peamine suund on siis märgalade ja erinevate teiste ökosüsteemide taastamine ja eesmärgiga just leida uusi taastamismeetmeid sellisel kujul, et need taastamisprotsessid oleks võimalikult kiired. Et üldjuhul me teame, et märgalade taastamine võtta kümneid, kui mitte sadu aastaid, siis meie eesmärk on seda protsessi kiirendada erinevate meetmete abil ja selleks me uurime siis erinevad tasandid ökosüsteemi saates molekulaarsest tasandist kuni siis regionaalse tasandini välja. Ja ka Eestis on meil mitmed uurimisalasid nüüd just sel aastal rajatud ja teeme ka tihedat koostööd Ameerika ja Malaisia teadlastega, et siis erinevates kliimavöötmetes selliseid uudseid lahendusi testida, katsetada ja siis tulevikus ka praktilisi soovitusi jagada. Minu teine suund on peamiselt seotud ökotehnoloogiliste veepuhastuslahenduste arendamisega ja praegu peamiselt suund on siis just põllumajandusliku ajukoormuse vähendamiseks ja siis metsandusest tuleva ajukoormuse vähendamiseks. Ja selleks oleme siis üle Eesti rajanud mitmeid erinevaid uurimisalasid, kus siis katsetame erinevaid võimalusi, kuidas see vesi ikkagi puhtamaks saada ja kuidas see toitained või see saast, mis sellega pärast peale hakata, kuidas seda taastada, taaskasutada. Oleme rajanud ka erinevaid põllumajanduskatseid, et toitained näiteks ringlusse suunata. Ja selle kõige nende erinevate teemade arendamiseks on siis meil ka käimas erinevad siin Eesti Teadusagentuuri poolt rahastatavad projektid ja siis ka Euroopa Liidu poolt rahastatavad projektid. Ja see kõik on muidugi võimalik heale meeskonnale, et viimase aasta jooksul õnnestunud üles ehitada ka endal väga hea ja tugev uurimisrühm ja loodetavasti see siis ka liigub ja areneb edasi ja kindlasti see erakordselt suur rõõm on see käesolev preemiaga saada, mis kindlasti suureks motivatsiooniks, et tegelikult me ikkagi teeme õiget asja, et iga tunnustus on oluline.